Avan Rakvere gümnaasiumi põhikooli lõpuaktuse, palun koolilipp ja koolitunga laulusse tuua. Sümboliseerigu lipp kõigi Rakvere gümnaasiumi praeguste ja tulevaste õpilaste kuulumist ühte suurde perre. Olgu iga lõpetaja sümboolselt üks niit selle lipu riides ja liitugu meie perest niisama tihedalt, kui on liitunud selle lipu lõimed. Soovime, et lipp jääks koolikollektiivi saatjaks kõigil rõõmsatel ja kurbadel päevadel. Saagu lipu all 1. klassi õpilane õpilaspileti ja aabitsa. Saagu selle lipu all lõpetaja lähetuse ellu. Kaunistagu lipp kooli aastapäeva ja teisi kooli tähtsaid sündmusi. Jäägu seda lippu hoidma abituurium ja nende tugevate käte kaudu kogu kool. Olgu traditsiooniks, et lippu kannab ainult väärikaist väärikaim. Täna kandsid koolilippu Karl Reinkuvjas, Anna-Lore Taal ja Anastasia Mironova ning koolitungat kandsid Sander Kütt ja Silja Eigi. Sõna saab Rakvere gümnaasiumi direktor Aivar Part. Kallid noored, mul on siiralt hea meel, et te olete vastu pidanud kooliaja pingelisele õppekoormusele ja saate täna tasuks kätte lõputunnistuse, kuhu on kirjutatud: lõpetas Rakvere gümnaasiumis põhikooli. Lugupeetud vanemad, õpetajad, rõõm on tunnustada ka teid, et te olete oma kohustusi täitnud nii, et need tänaseks lapsepõlvest välja kasvanud noored saavad nüüd joone alla tõmmata ühele etapile oma elus. Head lõpetajad, teie senine koolitee on kulgenud väga erinevat rada pidi. 9A ja 9B põhitoomik alustas valdavalt meie koolis. Teie esimeseks koolimajaks 9 aastat tagasi oli tolleaegse Rakvere Vene Gümnaasiumi hoone Tallinna tänaval. Tänaseks on see hoone saanud peale kauakestvaid segadusi ja meie pingelist võitlust oma kooli eest linnavolikogu otsusega
lõplikult Rakvere gümnaasiumi õppehooneks. Kuigi see algus tol ajal seal oli nii teile kui ka teie vanematele esialgu harjumatu ja vastuoluline, saite te hakkama ja jäite püsima. Ja olete sellega tegelikult andnud olulise panuse Rakvere linna koolivõrgu korrastamisse ja Rakvere gümnaasiumi ühtsusse. Tänan teid ja eriti teie vanemaid selle eest. Teie järelkäijatel on seevõrra hulga lihtsam, sest ebakindlus ja teadmatus Rakvere gümnaasiumi tuleviku osas on lõpetatud ja me saame täie jõuga vastavalt oma plaanile hakata arendama selles koolimajas Rakvere gümnaasiumi põhikooli. Aga teie klassidesse on tuldud veel hiljem mujaltki, eragümnaasiumist, reaalgümnaasiumist, vene gümnaasiumist, vastakoolist ja veel mujaltki. 9. C. Teie leidsite tee meie kooli valdavalt 7. klassi. Põhituumik tuli Rakvere linna algkoolist, aga juurdetulijaid on ka eragümnaasiumist Tapalt ja Roelast. Te kohanesite meie koolis hästi ja teie õppetöö tulemused on olnud muljetavaldavalt head. Usun, et ka kõik teised lapsed, kes sügisest seoses Rakvere linna algkooli tegevuse lõpetamisega Rakvere gümnaasiumiga liituvad, kohanevad siin sama hästi ja on sama tublid nagu teiegi. Tegelikult tulevad nad ju nüüd tagasi samasse kooli, kus 21 aasta eest 204 nende eelkäijate õpilast koos 17 õpetajaga lahkuma pidid, et uuele koolile alus panna. 9. D. Teie olete puha poiste klass ja liitusite meiega 2 aastat tagasi Rakvere vene gümnaasiumi liitmisel Rakvere gümnaasiumiga. Teid oli 4 poissi, lõpuni on suutnud vastu pidada ja täna saavad põhikooli lõputunnistuse 3 noormeest. Nii et moodustate kokku vägagi laiahaardelise ja mitmepalgelise seltskonna. Aga te saite kõik hakkama, kujunesid klassikollektiivid, omad liidrid ja sõpruskonnad. Kohanesid uued tulijad, kes kiiremini, kes vaevalisemalt. Küllap sai peale õppimise veel igasuguseid asju tehtud, klassiõhtuid, väljasõite, pidusid ja nii edasi. Omavahel arveid klaaritud, tüdrukutega kohtamas käidud ja plaane peetud, ehk õpetajategagi jageldud. Kindlasti meenub teile nii mõnigi humoorikas seik või lõbus lugu oma kooliajast, mis muige suule kisub. Olgu siin kohal räägitud paar muhedat lugu meie kooli kunagise õpetaja ja vilistlase Mare Rossmani ammendamatust koolilugude varasalvest. Tema lugudes on mõnusat huumorimeelt ja oskust olukordi naljana võtta. Kus asub Mali Vabariik? Poiss otsib kaardilt tükk aega ja teatab siis: ei leia üles, ei tea, kuhu ta kadus. Õpetaja kurdab direktorile oma muret. Direktor ütleb, et kui tõesti üles ei leia, tuleb uus teha või välja maksta. Äärmisel juhul uurigu õpetaja majandusjuhataja käest, ehk saab maha kanda. Sõitsime kord bussiga teatrist koju. Tundsin, et tagumisest pingist, kus istusid poisid, tulid kahtlased lõhnad. Kiirustasin kohale, komistasin millegi otsa ja kukkusin nagu kirjamark bussi põrandale selili. Nüüd on selge, kust need lõhnad tulevad. Ega päris kaine peaga jumala tasasel pinnal naljalt ei kuku, kommenteeris üks poiss. See kõik kuulubki koolielu juurde. Oleks ju jumalast igav koolis käia, kui muud ei saagi teha, kui ainult õppida ja veel kord õppida, nagu olevat öelnud üks vanemale põlvkonnale vägagi tuntud tegelane ajaloost. Aga et vajalikul määral ikkagi õppida on mõttekas, see teadmine ei saanud kahjuks õigeaegselt kõigile teie klassikaaslastele selgeks. Küllap on see ka põhjus, miks mõned teie kaaslased ei saa täna siin koos teiega olla ja rõõmustada.
Kui 9. klassi kevadel eksamiperiood algas, oli teid kokku 70. 38 poissi ja 32 tüdrukut. Täna ootab siin lõputunnistust aga 66 lõpetajat. 4 õpilast on saanud lisaaega, et oma teadmiste lünki likvideerida. Inimesi on erinevaid. Hiina vanasõna ütleb, et õpetaja avab ainult ukse. Sisse pead sa ise minema. Head lõpetajad, teie olete sellest avatud uksest sisse läinud. Teie olete teile antud õppimise võimaluse ära kasutanud, seepärast julgen loota, et te oskate ka tulevikus hinnata teile pakutavaid võimalusi ja neid õigel ajal maksimaalselt kasutada. Et te jääksite ikka võimaluste otsijateks. Klassijuhatajad on teist rääkides maininud, et teie hulgas on nii sõbraliku ja avatud suhtlemisega noori, kui ka neid, kes isiksustena ei ole suutnud alati ühtse kollektiivina tegutseda. On neid, kes õppetööle ülemäära aega ei kulutanud, vaid olid pühendunud rohkem spordile, hobidele ja sõpradega suhtlemisele. Aga ka neid, kes siis, kui oma õppeülesandeid täidetud, asusid õpetama pinginaabrit ees või tagapingis. Vahel olevat muutunud õpetamine lausa tuliseks vaidluseks ja sekkuma pidi õpetaja. Aga kõikides klassides on klassijuhatajate hinnangul kokkuvõttes ikkagi sõbralikud ja üksteisest hoolivad noored. Seda on hea teada, sest elus on ikka nii, et väga palju sõltub vastastikusest läbisaamisest ja oskusest suhelda. Mis te siis teinud olete, millega silma paistsite? Oma põhitöös, õppimises on järjekindlalt töökad ja seeläbi ka tulemuslikud olnud Laura Laanemägi, Kerli Kubri, Maarja Tammleht ja Ave Viires, kes lõpetavad põhikooli kiitusega, kelle tunnistusel on ainult 5. Samuti väga hea tulemus on veel 18 noorel, kelle tunnistusel on ainult 4 ja 5. Need loeme ette siis, kui tunnistused kätte anname. Kiituskirjaga üksikutes ainetes lõpetajaid on 25. Ainealastel olümpiaadidel ja konkurssidel on häid tulemusi ja auhinnalisi kohti saavutanud Kerli Kubri, Maarja Tammleht, Ave Viires, Liisa-Mai Nurk, Anett Pullerits. Olete ka muudes valdkondades silma paistnud. Sportlikus tegevuses näiteks Raiko Ramul, kirgejõustik, korvpall, Kerli Kubri suusatamine, võrkpall, Tanel Heinsoo suusatamine, Georg Laur, kergejõustik, jalgpall, suusatamine. Rakvere gümnaasiumi teatriansambli tegevuses lõid Aili Teedla sõnaseadel kaasa Karmen Roost, Anett Pullerits, Kristjan Pukki. Kooris laulsid juhendaja Linda Kordejevi käe all Tauno Põldpere, Ivan Uvarov, Hanna Unt, Anett Pullerits, Ave Viires. Rahvatantsuga tegelesid Maie Karuse juhendamisel Karmen Roost, Kristo Ambus, Kerli Kubi, Maarja Tammleht, Veronika Mitrofanova, Liisi Jürgenson, Grete Laats, Henri Olavi Soomalainen, Sten Saar. Kindlasti on teie hulgas veelgi tublisid tegijaid. Oluline ja tulevikku vaatavat ongi see, et ka tulevikus mitte niisama ei lorutaks ja aega surnuks ei lööks, vaid otsiksite võimalusi enese arendamiseks ja nendest ka kinni haaraksite. Mis saab edasi? Teie varane lapsepõlv on möödas. Kohustuslik kooliaeg on lõppenud ja nüüd te nagu seisaksite vabade valikute teelahkmel. Kuid ega teil nii väga midagi valida ei olegi, sest edasi õppida tuleb niikuinii. Kas te jätkate õpinguid meie majas või kuskil mujal koolis, see ju tegelikult sisuliselt ongi teie ainuke valik põhikooli lõputunnistuse saamise hetkel. Ütleb ju selle tunnistuse tähenduski, et selle omanikuks saades on inimesel
laotud oma haridusele vaid põhivundament, kuhu tuleb alles hakata midagi ehitama, et tervet maja valmis saada. Tean, et küllalt paljud teist jätkavad õpinguid Rakvere gümnaasiumis, teiega me kohtume veel. Ja kui te suudate sama tublilt jätkata, siis on teil täiesti reaalne võimalus 3 aasta pärast lõpetada Rakvere gümnaasium meie kooli 97. lennuna. Aga osa inimesi lahkub meie majast. Tegelikult ju ei oma sugugi nii suurt tähtsust see, kas te saate oma edasised teadmised ja oskused kuskilt gümnaasiumist või ametikoolist. Hoopis tähtsam on, et teil jätkuks tahet ja kindlameelsust edasi õppida ja et te lõpuks omandaksite sellise elukutse, mis on meeldiv ja jõukohane. Kui te täna veel oma valikut teinud ei ole, siis keskenduge nüüd valikutele. Ja kindlasti pidage nõu ka oma vanematega. Uskuge, nemad soovivad teile ainult head ja oma elukogemustele tuginedes oskavad tajuda maailma reaalsust paremini kui teie, kuigi teile täna võib tunduda ehk mõneti vastupidi. Selle kohta üks väike jutt. 15-aastane poiss kurdab sõbrale, et tema paps on ajast nii maha jäänud ja ei taipa maailma asjadest mitte midagi. Pole temaga õieti millestki rääkida. Saavad 5 aasta pärast jälle juhuslikult kokku, tulevad jutuks ka vanemad. Noormees ütleb, tead, minu isa on vahepeal ikka kõvasti arenenud, nüüd ajab kohe päris mõistlikku ja tarka juttu. Austatud lapsevanemad, usun, et paar viimast nädalat on ka teile olnud sama pingelised ja närvilised kui eksameid sooritavatel noortel. Küllap olete üheskoos kogenud nii õnnestumiste rõõmu kui ebaõnnestumistega kaasnenud kurvemaid hetki. Tänaseks on see möödas ja võite rõõmustada. Kuid soovin, et te ka edaspidi oleksite neile ikka edasi toeks, sest see edasine maja ehitamine on mõnes mõttes vaata et keerulisemgi veel, kui vundamendi ladumine oli. Õnnitlen teid teie laste põhikooli lõpetamise puhul ja soovin päikesist suve teie peredele. Austatud õpetajad, suur töö on selleks korraks jälle tehtud ja võite rahuliku südamega suvepuhkusele minna, et siis sügisel taas uue hooga alustada. Soovin teile kosutavat suvepuhkust, lõõgastuge ja tundke nüüd rõõmu lihtsatest asjadest. Head õpetajad, puhake teiegi nüüd paar kuud, nautige täiega Eestimaa niigi lühikest suve ja siis sügisel jälle uue hooga tööle pihta, ikka oma õnne nimel. Palju õnne teile põhikooli lõpetamise puhul. Tänan tähelepanu. Teile esineb Elisabeth Tiffany Lepik. Üle vee sinise viib meid tee kaugele, kiluvees vahuvirk, saatmas luige parvlaeva on siin. Südames silmapiir, silmades päikesekiir, valges vahus on peidus kõik lood ja kutsumas on vettevood, üle voogava vee viivad teed, läbi lainete kutsuvad need. 1000 tähte on täna meid ootamas ees, ma kutsun sind kaasa sel teel. Ma kutsun sind kaasa sel teel. Veel sinisel
üle vee sinise. Lõputunnistuse saab kätte 9. A-klass. Rakvere gümnaasiumi direktori 18. juuni 2013. aasta käskkiri number 83 aluseks võttes õppenõukogu 17. juuni 2013. aasta otsuse number 5 annan välja põhikooli lõputunnistused ja arvan välja õpilaste nimekirjast järgmised õpilased. 9. A-klass. Laura Laanemägi saab kiitusega lõputunnistuse. Maigar Allak. Roomet Korbunov. Roland Korodivski. Helina Hannus, kiituskiri käsitöös. Ragne Jõeäär. Kevin Kaju. Gerda Kirs. Kaspar Koort. Frank Antonio Lust. Kilber Mölder. Keit Nurga. Kristin Saarna. Janno Sepajõe lõpetab hinnetega 4 ja 5, kiituskiri eesti keeles ja kirjanduses. Andrei Selenin. Anna Topkina, kiituskiri vene keeles. Eduard Vigula lõpetab hinnetega 4 ja 5.
Anneli Vodja, kiituskiri käsitöös. Üheksanda A-klassi juhataja oli Galina Petrova. Üheksas B-klass. Kristo Ambus lõpetab hinnetega 4 ja 5. Alo Kampus. Taavi Kivisilla. Anna-Greta Kubjas lõpetab hinnetega 4 ja 5, kiituskiri eesti keeles ja kirjanduses, inglise keeles, ajaloos, geograafias. Priit Laast. Melissa Maalmets. Artur Pluutus. Joel Põldoja. Tauno Põldpere, kiituskiri muusikas. Rebecca Rambi, kiituskiri eesti keeles ja kirjanduses. Raiko Ramul, kiituskiri kehalises kasvatuses. Eliise Rohtaas lõpetab hinnetega 4 ja 5, kiituskiri eesti keeles ja kirjanduses, geograafias, füüsikas, bioloogias, ajaloos, kunstis. Karmen Roost saab Tartu Ülikooli teaduskooli tunnistuse täiendusõppeprogrammi inimese anatoomia ja füsioloogia läbimise kohta. Jüri Kaarel Runnel, kiituskiri keemias.
Ivan Uvarov lõpetab hinnetega 4 ja 5, kiituskiri matemaatikas, inglise keeles, vene keeles, keemias, geograafias, muusikas. Laura Vahtramäe lõpetab hinnetega 4 ja 5, kiituskiri eesti keeles ja kirjanduses, vene keeles, ajaloos. Laura Vinogradov lõpetab hinnetega 4 ja 5, kiituskiri eesti keeles ja kirjanduses, matemaatikas, füüsikas, bioloogias, keemias, geograafias, ajaloos, vene keeles, kunstis. Mark Vinogradov lõpetab hinnetega 4 ja 5. Kati Volmer. Mikk Volmer. Katriin Väljur. Kerli Üübius lõpetab hinnetega 4 ja 5, kiituskiri eesti keeles ja kirjanduses, matemaatikas, füüsikas, geograafias, käsitöös. Üheksandat B-klassi juhatas Leeni Turban. Lõputunnistuse saab kätte 9. C-klass. Kerli Kubri saab kiitusega lõputunnistuse. Maarja Tammleht saab kiitusega lõputunnistuse. Ave Viires saab kiitusega lõputunnistuse. Kerlin Treimann, kiituskiri ajaloos käsitöös.
Tanel Heinsoo lõpetab hinnetega 4 ja 5, kiituskiri ajaloos ja kehalises kasvatuses. Hanna Hunt lõpetab hinnetega 4 ja 5, kiituskiri ajaloos, geograafias, bioloogias, matemaatikas, keemias, füüsikas, eesti keeles ja kirjanduses, muusikas, käsitöös, kunstis. Liisi Jürgenson. Grete Laats lõpetab hinnetega 4 ja 5, kiituskiri ajaloos. Georg Laur, kiituskiri kehalises kasvatuses. Kelly Linnart. Mikk Meekler. Liisa-Mai Nurk lõpetab hinnetega 4 ja 5, kiituskiri ajaloos, geograafias, bioloogias, keemias, füüsikas, eesti keeles ja kirjanduses, käsitöös. Joel Paap. Kristjan Pukki lõpetab hinnetega 4 ja 5, kiituskiri ajaloos, geograafias, bioloogias, matemaatikas, füüsikas, eesti keeles ja kirjanduses, inglise keeles. Anett Pullerits lõpetab hinnetega 4 ja 5, kiituskiri eesti keeles ja kirjanduses, bioloogias, ühiskonnaõpetuses, muusikas. Rasmus Põldmaa. Karina Rjabenko. Priit Roosiväli lõpetab hinnetega 4 ja 5, kiituskiri ajaloos, geograafias, bioloogias, matemaatikas, keemias, füüsikas, inglise keeles ja ühiskonnaõpetuses. Sten Saar. Kati Sandberg, kiituskiri käsitöös. Taise Sipria.
Henri Olavi Suomalainen lõpetab hinnetega 4 ja 5 kiituskirja ajaloos, geograafias, bioloogias, keemias, füüsikas, eesti keeles ja kirjanduses inglise keeles. Marko Tomik. Üheksandat C-klassi juhataja oli Vivian Kruusmaa. Üheksas D-klass. Ilja Tširkov. Daniel Tunets. Aras Sadikov. Klassijuhataja oli Svetlana Fursova. Teil esinevad Hälis Rünk ja Rain Orgus. Minuga
lõpetajate nimel saab sõna Anett Pullerits. Võib krohvist lõhnav, võib väga vana, võib puust, võib klaasist olla koolimaja. Kuid kooli nägu pole see, mis sees, vaid hoopis tükis see, mis kooli sees. Üks klass on koolis silm ja teine kõrv. On iga õpilane närvirakk, mis sõrn. On õpetaja välisärritaja ja seda ongi närvidele vaja. Et läbi aja päeval kui ka ööl teaks iga närvirakk, et süda lööb. Ei tea me praegu, kuhu ükskord saame, kuid kui on tehtud kord me viimne tegu, jääb iga üks meist veidi kooli nägu. Kallid õpetajad, lapsevanemad, armsad sõbrad, paljud meist lendavad praegu siit pesast välja, kuid jõuavad sügiseks jälle siia samasse aulasse tagasi. Mõned lendavad päriseks ära. Nagu öeldud, ei tea me praegu, kuhu me ükskord jõuame, kuid see ei olegi kõige olulisem. Kõige olulisem on see, et me teame, kust me tuleme ja meie teame seda. Me teame, et siit majast täna lahkudes saame me kaasa kõik, et jõuda kuhu iganes. Kõikide Rakvere gümnaasiumi 9. klasside nimel aitäh, et meile toeks olite ja aitäh, et meid välja kannatasite. Sõna saab lapsevanem Eeva Vahtramäe. On 18. juuni 2013. aasta. Lugupeetud noored, te olete käinud koolis pea 9 aastat. Kui vaheajad välja arvata, siis pea 72 kuud. 1440 päeva ja see teeb kõvasti üle 10 000 tunni. Mis huvitav ajastu ja teie, lugupeetud targad ja taibukad, väledad ja vaimukad, ehk isegi öelda vaprad ja ilusad. Teie Facebooki ajastu noored, reitis hinnanguid kogenud, juba üht-teist kogunud ja see on hoopis teistmoodi, kui oli meil, sinu emal ja isal, meie aegu. Ma ei tahaks nüüd vanaema moodi muidugi kõnet pidama hakata, aga sellest rääkida, aga pisut meenutuseks, kui minu meenutus 24 aastat tagasi oli ju tõesti kõik lõpetamisel teistmoodi. Poistel ei olnud kellelgi nii uhket ülikonda. Tüdrukutel me pidime olema kõik must ja valges ja ei tohtinud kanda nõnda kõrgeid lõpukingi. No ega ma nüüd kade ei ole, vaid hea meel selle üle, et teil toredatel noortel on selgemad sihid, enam valikuid ja võimalus tõusta kõrgele, kaugele, edukaks ja miks mitte ka rikkaks. Tänud ka sellest meenutusest lapsevanematele, kellega koos saab tunda pisut kurbust, et see 9 aastat nii ruttu läinud on ja vast mõnegi ema silmad nuttu näinud on või hoopis isa kurjem pilk või tugev hääletoon, et istud täna lõpetajana sina siin ja tõded, et just see ilus koolimaja, õige koht, kus käinud. Väga lugupeetud direktor, pedagoogid ja koolipere, austusavaldustest sõnu vähe, tänud kõigi vanemate poolt. Ei ole ju teie poolt antud vaid teadmisi, saaks isegi õpikastki lugeda. Pigem see metoodiline lähenemine, sobivad õpetamisviisid, vahest ka distsipliin, kasvatamine ning mis oluline, austus hariduse ja kooli vastu.
Pole kuulnud selle kooli üheltki õppijalt, ka mitte oma tütrelt, et kool nõme oleks või ei kanna oma nime välja. Pigem vastupidi, see uhkus oma koolimaja, oma kooli ees. Austus, lugupidamine ja 100 aastat tarkust. Palju tänu kõigi lapsevanemate poolt Rakvere gümnaasiumi pere, õigeid valikuid ja elutarkust, hea lõpetaja. Peale minu kõnet muideks te olete nüüd koolis käinud veel täpsemalt öelduna üle 600 000 minuti ja üle 36 miljoni sekundi. Teile kuulub see päev, nagu oli ka laulus kosta. Ja nüüd ütleme, et olete ära teeninud ühe mõnusa suvepuhkuse. Palju õnne! Loetakse ette saabunud õnnitlused. Head lõpetajad, ausust ja avatust, rõõmu ja rahulolu ning julgust uute valikutega silmitsi seistes. Lääne-Viru maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond. Lugupeetud lõpetajad, lapsevanemad, õpetajad, koolipere. Palju õnne, head lõpetajad, rõõmustan koos teiega kõige saavutatu üle. Jätkugu teil lennukaid ideid ja tahet neid teoks teha ning siduge oma tulevik ikka Lääne-Virumaaga. Tänan õpetajaid ja vanemaid teadmiste ja väärtuste kandmise ja jagamise eest. Soovin kõigile päikeseküljest ja meeli ülendavat puhkust ning jõudu entusiasmi edaspidiseks. Einar Valbaum, Lääne-Viru maavanem. Head Rakvere gümnaasiumi põhikooli lõpetajad, täna olete teie, Rakvere kõige ilusamad inimesed. Olete nii ilusad, et teie jaoks peab täna luuletama. Muidugi teeb seda minust paremini kirjanik Leelo Tungal, kes isegi tavalise kooli joonlaua kohta oskab erilist öelda. Joonlaud ei jonni ilmaski, vaid ajab oma joont ja muud ei pea ta silmaski kui joont ja joont ja joont. Koolis saite teada, et joonlauast üksi on vähe, sest kõik jooned ei ole sirged, on veel kaared ja ringid ja muud sellised. Koolis oli vaja ka kummi, et vigu parandada, aga millega kustutada neid vigu, mille peale ükski kumm ei hakka. Küllap peate selleks veel õppima, sest 9 klassi on 21. sajandil liiga vähe. Põhikool annab vaid põhja. Teid ootavad ees ameti- ja keskkoolid, kõrg- ja ülikoolid, magistratuurid ja doktorantuurid. Minge ja õppige edasi, saage veel targemaks ja tublimaks kui täna. Aga ärge unustage, et Vikerkaar on kõige ilusam ikkagi Rakveres, teie lapsepõlve ja kodulinnas. Palju õnne teile põhikooli lõpetamisel ja jääge heaks, nagu öeldakse Rakveres teel asudes. Toomas Varek, Rakvere linnapea. Ja 12. klassi lõpetajate nimel soovime teile tuult tiibadesse. Teil esineb Rakvere gümnaasiumi teatriansambel. Ma
meie Rakvere Gümnaasiumi põhikooli lõpuaktus lõppenud. Palun kooli lipp ja kooli tungal välja viia.